Tere päevast, ma olen siin Tartus keset tiiki botaanikaaias, paviljonis ja teen väikse mõtiskluse taevast. Täna on taevas sinine ja see mõjutas mulle teist taevast, mis oli ka sinine, aga väga teistmoodi sinine. Eelmise aasta augustis, talvel, ma käisin, august on talv lõunapoolkeral, käisin Argentiinas. Ja Argentiina on oma olemuselt rohkem Euroopa kui tänapäeva Lääne-Euroopa. Et ongi siin Lääne-Euroopas, Euroopa Liidus on mingi narratiiv, et meil on areng toimunud ja vanadest rääsunud asjadest tuleb loobuda. Ja see ongi selline tunne, et nagu naine, kellel on surnud laps, kaasas kõnnib lahinguväljal ja talle öeldakse, et anna see laps ära, ta on surnud. Aga sa oled Argentiinas ja laps teeb uuesti silmad lahti ja ta on elus. Et see elatakse nagu vanasti. Aga see ringi kõndides ongi, tunne on nagu suurem, rohkem Euroopas kui Euroopas, aga selle tundel on ka mingid kehalised, ütleme, kiiksud. Esimene kiiks ongi see, et kui päeval tänaval kõndida, üles vaadata, siis on taevas. Ja see taevas on väga teistsugune. Ja siis tekib tunne, et sa oled nagu mingis Euroopas, aga mingis unenäos, mitte päris Euroopas. Öösel on seda tunnet vähem, sest on pime, aga kuna taevas on lõunarist, mida ma ka rõõmuga alati seal otsisin, siis ikkagi tunne on natuke teistsugune. Ja lisaks, kuna ta on lõunapoolkeral, siis aastaega on vaheldunud, eks jälle augustis ei ole mitte suvi, vaid on talv, ja on ka suunatunnetus läheb teiseks. Et alguses ta läheb väga segaseks, et ma ei saa üldse aru, kuhu ma pean pöörama, et kui mulle tundus, et midagi on paremal, aga pärast avasin on hoopis vasakul, midagi on üleval, on hoopis all ja kuidagi väga veider. Ja hiljem ta läheb nagu õigeks või õigemaks. Ja siis, kui ma Eestisse tagasi tulin, siis oli mul ka nagu nädal või 2, et ma ei saanud nagu, mõtlesin, midagi on nagu paremal, aga tegelikult oli vasakul. Et tundus, et kõik on vales kohas. Et kõik asjad on vales kohas. Et selline unenäoline maailm. Selleks, et Argentiinast pääseda, pidin ma muidugi läbi tegema teatava alanduse, et mul ei olnud aastaid olnud passi. Kuna ma olen Eesti kodanikukomiteede kaart on, eks ju, ja mitu sinist passi ja nüüd mul pidi järsku olema punane pass ja ma punast passi ei tahtnud võtta, sest see on alandav. Aga midagi ei olnud teha, muidu ma Argentiinasse ei saa. Ja siis oligi väga sümboolne või sümbolistlik, et passi ulatus mulle põhimõtteliselt, Nõukogude kolonistide järglane. Ja kui ma Schengen alatasin välja minna Tallinna lennamast, tuli abistama mind inglise keeles sakslane. Et 2 lisaalandust käisid sinna juurde. Aga mis teha, kui elame variokupatsiooni tingimustes. Argentiinas nägin lennaval, et inimestel olid sinised passid. Ja siis hakkasin ka mõtlema, et kui Eestis läheb olukord veel halvemaks, et äkki ongi see Argentiina, see maa, kuhu ma peaksin lõpuks välja jõudma. Selline mõtisklus siis Argentiinast.